See sõna, mille Jumal mu südamesse pani umbes nädal aega tagasi, sai täna selle nagu tähenduse. Sellepärast, et ma sain selle sõnumi, mida Jumal südamesse pani, see on Vanas Testamendis Taanieli 3. peatükk, kus on 3 mehest jutt. Ja ma käisin seda oma sees läbi ja ma mõtlesin, Jumal, mis asi see on, mida sa tahad öelda selle kaudu, ma saan aru, siin on palju punkte ja palju nagu erinevaid pilte, aga mis on see läbiv osa, läbiv teema. Ja kui ma sellel nädalal olin lugemas ka Uuest Testamendist seda kohta, kus on 2 pimedat tee ääres, Jeesus läheb sealt mööda, nad kisendavad ja jüngrid ütlevad, et nad vait jääksid, aga need kisendavad veel kõvemini. 2 on nad seal ja kisendavad, ütlevad. Ja siis Jeesus peatub ja ütleb, et mida te tahate, et ma teile teeksin. Ja siis on huvitav moment. Need pimedad ütlevad, et me jälle näeksime. Mitte lihtsalt näeksime, vaid et me jälle näeksime. Oled sa lugenud seda kohta, Mattuse evangeelium? Ja siis Jeesus ütleb, ma tahan. Ja siis nad näevad. Ja mul oli see koht, ma ütlesin, Jumal, nagu see pime või need pimedad karjuvad, Jumal, ma tahan, et ma jälle näeksin, mitte füüsiliselt, tänu Jumalale, enam-vähem on silmad korras. Et ma jälle näeksin, et ma näeksin sinu sõna, mida sa tahad rääkida mulle, mida sa tahad rääkida meile. Ja ma soovitan sulle, armas sõber, kui sa loed Jumala sõna ja midagi nagu kipitab su sees, sa saad aru, et siin on midagi, mida ta tahaks öelda, siis palu seda palvet, et ma jälle näeksin, sest Jumal teeb oma sõna lahti. Ja kui ta teeb selle lahti, siis see plahvatab su sees ja ta hakkab sulle rääkima. Teine asi on hästi oluline, mida Margarita tõi täna esile. Ma tänan sind, Margarita, et sa selle esile tõid. Usuvaim. Hästi oluline, et me kõnnime usus, et me oleme usus, et me võtame usus ka sõna vastu. Ja püsime nii kaua usus, kuni me ei ole kätte saanud seda, milleks Jumal on meid kätte saanud. Ja vahetevahel on ka sõnumitega nii. Ta räägib mulle seda sõna umbes nädal aega ja ma ei saa aru, mis on see lõpp moment, kuni Maarja hakkab laulma. Maarjad laulavad, õnnis on rahvas. Juhus. Selle peale ütles juudi ravi, no meil on siin kõik üks suur juhus. Ja pilgutas mõlemat silma. Peeter Nordberg rääkis meile Kanna oma risti. Meie vend Nagipal, kes oli Slovakkiast, ütles maskid ja tegelikkus. Milline on meie elu päriselt siis, kui keegi ei näe ja nii edasi. Jumal on kõnelenud, et ta tahab läbimurret tuua ja selle aasta jooksul ja selle aasta sees. Ja ma olen palvetanud, ma olen küsinud, ma olen seisnud, Jumal, mida ja kellele ja miks. Ma usun, et me teame seda, need on palju internetis ka liikunud, need kohad, kus inimesed on palunud omale, no sellest on tehtud mingi 5 või 6 punkti sellist, kus inimesed on palunud endale erinevaid asju Jumala käest. Noh, näiteks, et palub tugevust, Jumal saadab talle palju väljakutseid. Palub talle armastust, saadab tema ellu keerulised inimesed. Palub kannatlikkust ja alandlikkust ja nii edasi. Ühesõnaga, ta ei anna meile mitte kala, vaid annab õnge. On tuttav? On su elus olnud niimoodi? Mul on pidevalt. Ma ei tea, kuidas on, aga sa palud midagi ja hoopis mingi muu asi tuleb. Ja siis mõtled, et Jumal, vanasti, kui ma noorem olin, siis ma mõtlesin, et Jumal, miks sa ei vasta? Ja siis, kui mingi aeg oli mööda läinud, siis ma sain aru, et ta vastas küll. Vastus teistmoodi. Ma ei saanud lihtsalt aru, kuidas ta vastas. Ja nii on meie eluga. Aga Jumal tahab tuua läbimurret meie maa ja rahva hulka ja sekka ja läbi, et see maa saaks muudetud päriselt, aga ta alustab meist, oma rahvast. Ja nüüd ma loen selle, ma võtaks tegelikult isegi täitsa piibli, ma loen selle suurest raamatust, siis on ta see tekst, mis on siis Taanieli 3. peatükk. Sa võid ka otsida endal piiblist välja selle
kus ta parasjagu on, oota, Taaniel on vist tagapool natukene, jah. Nii. Taaniel 3. peatükk 1-10. Ja siin siis öeldakse nii. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli maal. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nad asetasid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud ja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse nii pea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide, igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Seepärast niipea, kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillede, igasuguste mänguriistade häält, heitsid kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Seepeale astus otsekohe esile Kaldea mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile, kuningas elagu igavesti. Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes kuuleb sarvede, pilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide, igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis laskis vihane ja raebunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile, kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? Kui te nüüd otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otse kohe tulisesse ahju ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest? Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näo jume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta käskis ahju kütta 7 korda rohkem kui tavaliselt. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. Siis seoti mehed kinni, heideti tulisesse ahju koos nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need 3 meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjale, eks me heitnud 3 seotud meest tulle. Nad kostsid ja ütlesid kuningale, et tõepoolest, kuningas. Tema kostis ja ütles, vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga. 4 aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles, Sadrak, Meesak ja Abednego, kõige kõrgema jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutunud värvi ja neile ei olnud külge hakanud kõrbelõhna.
Nebukadnetsar kostis ja ütles: kiidetud olgu Šadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala. Aamen. See lugu on nädal aega mind kõnetanud ja need erinevad aspektid ma tooksin siit mõningad välja. Ja ma usun, et see tekst täna puudutab Eestit, aga ta puudutab meid igat ühte samamoodi. Siin on üks huvitav moment, nimelt Šadrak, Meesak ja Abednego on tegelikult Babyloonia nimed, mis on pandud 3 mehele: Hananja, Mišael ja Asarja. Need olid tegelikult nende nimed. Aga Babyloonia kuningas, siis nagu me kuulsime, Nebukadnetsar, tema pani neile teised nimed. Ma ei tea, kuidas on sinul, kas sinu kohta on öeldud, võib-olla meil ei panda teisi nimesid, aga see maailm on öelnud sinu kohta üht ja teist ja kolmandat. Meie maa ja rahva kohta on öeldud üht ja teist ja kolmandat. Ja Jumal on öelnud selle rahva kohta, et see on minu maa, see on Maarja maa, see on see koht, kust kandist ja kust kohast mina tahan liikuma hakata selle viimase aja ärkamise sees. Olete kuulnud kindlasti neid profeteeringuid. Ei ole oluline, mida see maailm ütleb. Ei ole oluline, et ta ütleb, et see on kõige ateistlikum maa või agnostilisem maa või ei ole oluline. Me võime olla kõige agnostilisem. Ma seal käisin Saksamaal paar päeva tagasi ja ma mõtlesin, kui nad mulle sõna annavad, siis ma ütlen, et jah, me tuleme kõige agnostilisemast maast, aga meil on elav Jumal. Ja me ei ole nagu kõik teised. Sest alati tahetakse teiste moodi olla. Eestimaa ei ole nii, nagu on kõik teised. Ma olin seal suurel konverentsil, vaatasin seal seda asja ja mõtlesin, Eestimaa on kuidagi teist moodi, ta on väike, ta on niisugune, me oleme sellised inimesed, kes vaatavad alt kulmu, aga kui me omaks võtame, siis on päriselt omaks võetud. Teist moodi. Ei ole seda vahtu, ei ole McDonaldsit, ei ole, ma ei tea veel mida, aga on üks ehtsus, päris ja tegelikkus. Ja Jumal austab seda, oled sa nõus? Oled sa elus? Väga hea. Kellegile Jumal helistab? Nii. Aga piibel huvitaval kombal Šadrak, Meesak ja Abednego, ta ei räägi edaspidi ka nagu nendest heebra nimedest. Ta spetsiifiliselt jätkab. Ja isegi kui meile öeldakse neid asju, siis ometi sisu ei muutu, tahan ma öelda, selle mõtte kaudu. Isegi kui maailm nimetamsid valesti, Jumal teab, kes sa oled. Nimed muudeti, aga süda ei muutunud. Oluline punkt. Siin, see lugu on üsna tuttav ja ma mõtlesin selle läbimurde peale, selle, mida Jumal on esile toonud ja ta on nagu meid viinud erinevatel teenistustel, erinevate sõnumite kaudu nagu teatud mõttes samm-sammult lähemale. Mida on vaja selleks, et läbimurre võiks tulla? Et sa pead oma risti kandma. Ja mitte pead oma risti kandma. Jeesus ütleb tegelikult, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Minu ikke on hea, minu koorem on kerge, ütleb ta. Mida see teisisõnu tähendab ja mida see rist tähendab, on see, meile igale ühele on antud midagi, mida kanda. Tähendab see seda. See tähendab seda, et kui sul on, ja ühtlasi tähendab ka see seda, et see, mida Jumal oma sõnas on öelnud, see on jah ja aamen ja sellega ei kaubelda. Nii tihti peale me kaupleme ja see oli see, mida Peeter eelmine kord rääkis. Meie vend Nagipal ütles sellise asja, et milline on meie tegelik elu. Ja ma usun, et need on kõik viited sellele, kui me neid asju korraldame, kui me Jumala ees oma asjad korda paneme ja laseme tal toimetada enda elus, siis me jõuame selle läbimurdeni, mis on meie enda elule vajalik, mis on kogudusele vajalik, aga kõige rohkem veel, mis on sellele maale ja rahvale vajalik. Oled sa nõus? Ma ei kuule. Ma tean, et see maa ja rahvas on meile kaugeks, aga paratamatult me elame selle maa ja rahva keskel. Ja mina tahan näha, et see saatus muutuks. Sina tahad ka, on ju?
Ja sellepärast on oluline, et me ikka ja jälle hoiaksime Eesti maad oma palvetes ja täna see kuidagi tuli taas üles hästi selgelt selle ülistuse ajal. Ja ma sain aru, et see sõnum on tegelikult laiem, see ei ole lihtsalt, ei puuduta meie läbimurret, see puudutab selle maa ja rahva läbimurret. 16 ja 17 salmid on kõva hirmutamine, te surete, kui te ei tee. Surmahirmuga on inimesi võimalik hirmutada nii, et hakkab tegema asju, mis ei ole kuidagi enam nagu, ühesõnaga hirm on üldse, hirmu taga on vaim ja see toimetab hästi tugevalt. Ja me oleme näinud siin mõned aastad tagasi, mida tehti hirmutamisega. Inimesi pandi tegema asju, mis ei olnud üldse loogilised. Mind visati ühest bensujaamast välja ja taheti 400 eurot trahvi teha 2 päeva ennem, kui kõik need asjad maha võeti, need igasugused piirangud. Sellepärast, et ma hakkasin kohvi jooma ja mask oli eest ära. Ja täna me naerame, aga siis oli see selge värk. Miks meil on need kardinad siin ees? No sellepärast, et meid käidi siin jälgimas. Mul olid väliskülalised siin, ütlesid, te olete ikka julged küll. Ma ütlesin, kuule, aga millal siis mitte veel, kui mitte siis, kui sind taga kiusatakse? Need 3 meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, nad ütlesid, tead sa, te võite teha igasuguseid asju, aga ole sulle kindel, Jumal päästab meid, aga kui ta ei päästa, ikka ma ei kummarda. Ja tead, ma tahan näha seda, et see Eestimaal, see vaimsus võiks üles tõusta. See võiks meie koguduses üles tõusta. Et ma ei kummarda patu ees, ma ei kummarda selle asja ees, mida see maailm mulle peale surub. Ma lihtsalt ei kummarda ja kogu lugu. That's it. See on see sõnum, mida tegelikult Sadrak ja Meesak ja Abednego edasi annavad. Tugevad mehed sidusid nad kinni. See ei olnud mingisugune lihtsalt väike pesunöör, mis neile ümber pandi. Need mehed teadsid, mida nad tegid. Nad olid professionaalid. Kui palju on meil sidumisi? Kui palju on meil sidumisi rahvana? Kui palju meil on sidumisi enda eludes? Kui palju on köisi meie enda ümber? Julged sa peeglisse vaadata? Mul on vahest, tuleb nutt peale, kui enda elu peale mõtled. Kas sul tuleb? Kui sul ei tule, siis öeldakse, et noor oled veel. Jah? No nii on. Aga lahendused on. Ja need tulevad. Vahest on meid keegi sidunud, vahest oleme ise sidunud, vahest oleme me lasknud hinge vaenlasel siduda ennast kinni köitega, selliste köitega, mis ei ole meile kätte saadavad lahti päästa. Lihtsalt ei ole. Sadrak, Meesak ja Abednego olid ju tegelikult täpselt samamoodi tavalised inimesed. Ainukese vahega, et nad kummardasid taeva Jumalat ja mitte kedagi teist. Muidu olid nad ikka luust ja lihast, ei olnud nii, et nad oleksid kõndinud 0,5 meetrit õhus ja nii edasi, mõistate. Nii nagu Jeesus, ta tuli, ta jättis kõik oma au ja kõndis nii nagu meie. See on väga selgelt Jumala sõnas kirjas. Nüüd 23. salmis seotuina visatakse nad tulisesse ahju. Köied ja need sidumised ei tulnud enne nende küljest ära, ei kukkunud maha. Jumal ei teinud imet enne, kui nad olid valmis reaalselt minema surma. Reaalselt. Nii nagu Abrahami, mäletate Iisaki ohverdamise lugu. Ei olnud niimoodi, et Jumal oleks talle enne öelnud, et pole midagi, tuled sinna ette, teed selle show ära ja siis ma ajan kõik asjad korda. Ei olnud. See oli päris lugu. Abraham võttis oma poja, kelle ta oli saanud Jumala tõotuse peale ja läheb ja viib ja paneb sinna altari peale, tõstab noa, et teda ohverdada. Sest Jumal oli talle nii öelnud. Ja samamoodi siin. Jumal astus vahele Abrahamile ja ütles, nüüd ma tean, et sa ei hoia enam midagi tagasi minult. Ja sellepärast hüütakse Abrahami ka meie usu isaks. Need köied ei tulnud ära, need köied ei sulanud ära, need köied põlesid ära
samaaegselt, kui mehed kõnnivad kellegiga, kes on Jumala poja. Jumalate poja sarnane on seal kirjas, Jumala poja sarnane. Teoloogid vaidlevad, kas see oli ingel, teised ütlevad, see oli Jeesus, mina usun, et see oli Jeesus. Need samad köied meie elus põlevad ära, kui meid visatakse nendesse kohtadesse, nendesse hetkedesse, nendesse aegadesse, kus me sureme, kus me peaksime surema, kus on kriisid kõige suuremad, kus on häda kõige võimsam. Köied põlevad ära. Selle kohta on öelnud juudi rabid selle teksti kohta selliselt, et tuli allus tule valmistajale. Tuli allus tule valmistajale. Ja need mehed olid mõeldud jääma. 4 meest vabalt tules ringi käivad 25. Köied on kadunud, need on ära põlenud, kui nad kõnnivad seal 4. mehega koos. Ja tuli ei olnud saanud võimust nende üle, ütleb siis 27. salm. Öeldakse, Jumal ei päästa alati tulest, aga kõnnib omadega koos tule sees ja põleb see, mis põlema peab. Ja lõpuks evangeeliumi levib. Mäletate? Nebukadnetsar ütleb, nüüd on nii. Nende meeste jumalat tuleb kummardada ja ükspäinist teda teenida. Lugesime seda teksti. Mismoodi see on seotud sellega, mida ma täna siin Eesti jaoks sain? See on seesama asi, mida ta on rääkinud meile korduvalt. Ta viib meid millestki läbi ja ma ei taha täna hakata fantaseerima, millest ta läbi viib. Aga ta hoiab enda omasid. Ja põleb ära see, mis põlema peab. Need, kes ahju viskasid, mäletate ka need, hukkusid. Sest ahi oli nii kuum. Ma tahan sulle, hea sõber, täna ütelda, kui sa oled Jeesusega elavas osaduses koguduse liige ja temaga lepingus, mis iganes Eesti maad tabab või ei taba, meid, oma rahvast, viib ta läbi. Põleb ära see, mis põlema peab, võib ka ütelda kahjuks võib-olla ka need, kes seda kõik orkestreerinud on. Aga oma rahvast hoiab. See on tulnud nii mitu korda ja sellepärast ma tahan täna ütelda kogudus ja Eestimaa üle samamoodi. Selle kuu, kus meil on vabariigi aastapäeva kuu. Eestimaa on Jumala käes. Ja me kõik kogudustena olema Eestimaa kogudus. Ja meil kõigil on üks ühine saatus. Ja see on see sama, mis oli Sadrakil, Meesakil ja Abednegol. Isegi kui me kõnnime läbi surmavarju oru, isegi kui me kõnnime läbi selle põletava meeletu ahju, kõige sellega, mis me oleme ja kõige sellega, mis meil on, sellepärast et kõik, mis neil oli, nende kuued, nende palistud, seal on detailne kirjeldus, jäi tulest puutumata, mis ära põlesid, olid köied. See on see sõna, ma usun, laiemalt ja see on see sõna meile igale ühele. Kui su elus on mingisugused asjad, mis vajavad korraldamist, las olla nii, et need köied langevad. Las olla nii, et need asjad korralduvad ja tee Jumalaga koostööd. Uues testamendis, ja seda on korduvalt viimasel ajal millegipärast esile toodud, on see rikka noormehe lugu. Vaadake, rikas noormees tuli Jeesuse juurde ja ütles, ma olen kõiki asju teinud. Ma olen kõik need käsud pidanud ja asjad, aga mis mul veel puudu on? Ta küsib, ta tahab kätte saada seda kõige tähtsamat ja kõige olulisemat, seda elavat osadust issandaga. On nii? Ja siis Jeesus ütleb talle selle nii-öelda selle viimase sammu. Ja ma tahaks täna ütelda, selle jutluse mõte on mine Jumalaga lõpuni. Aga see noor mees ütleb, õigemini, Jeesus ütleb talle, et müü ära kõik, mis sul on, jaga vaestele ja tule järgi mind. Ja see oli, kus selle noore mehe süda, mille küljes ta oli. Tema varanduse küljes.
ja ta läheb kurvana ära. Ja siis Jeesus ütleb, kui raske on pääseda rikkal Jumala riiki. Ja ma olen seda näidet toonud ja seda on Piibli õpetajad rääkinud, et see rikkus ei ole mitte ainult see, mis sul füüsiliselt on, vaid ka see rikkus, mida sa kannad kahe kõrva vahel. Tihtipeale on see, me oleme nii rikkad oma mõtetest ja oma asjadest, nii nagu me täna laulsime, anname ära selle oma mõtted, oma rikkuse siit kahe kõrva vahelt ja võtame selle rikkuse vastu, mis Kristusel meie jaoks on. Jüngrid ütlevad selle peale, aga kes siis üldse võib pääseda? See tähendab, et nad väga vaesed poisid ei olnud. Ilmselt kalabusiness oli hästi läinud. No loomulikult oli läinud hästi, sellepärast et läks ju Jeesus ja ütles, et mine viska võrk sinna teisele poole, keset päeva valgust. Kõik kalamehed teavad, et siis kalu ei saa. Mina ei ole kalamees, aga kalamehed on rääkinud, et siis kalu ei saa. Aga Jeesuse sõna peale visati ja kala tuli. Business oli hästi läinud. Järelikult nad väga odavad ei olnud või mitte odavad, vaid siis vaesed ei olnud. Nüüd. Ja nad ütlevad, kes siis üldse võib pääseda? Jeesus vastab, mis inimesel on võimatu, on Jumalale võimalik. Ja siis lisaks, kui Peetrus tuleb ja ütleb, meie vaata, me oleme kõik maha jätnud. Ja kui see rikas noormees nüüd oleks seal Peetruse kõrval olnud ja kuulnud neid järgnevaid sõnu, mida Jeesus siis ütleb, kes iganes, see tähendab igaüks, kes iganes on maha jätnud selle, ta loetleb kõik seal sugulased üles, naised, lapsed ja vanemad ja kõik, ja oma varanduse ja kõik, ei saaks tagasi selles elus. Ja lisaks veel igavest. Olete lugenud? Kui see rikas noormees oleks selle lõpuni kuulanud ja mitte nina püsti või siis nina norus, ma ei tea kuidas, ütlenud, kuule see kogudus mul ei kõlba, ma lähen minema. Meil on juhtunud seda üle Eesti. See koguduse värk ja ei ole lõpuni. Ei ole selle hetkeni, mida Jeesus siis tegelikult ütleb. Esiteks oleks köied ära põlenud selle noore mehe ümbert. Ja teiseks, ta oleks mitte midagi kaotanud. Vastupidi, 30, 60 ja 100 kordselt selles elus ja kõige lisaks igavest elu. Sõbrad, Jumal on kutsunud meid läbimurda aega. Üksikisikutena, kogudusena ja rahvana. Ja ma usun, et selle aasta jooksul midagi saab toimuma. Midagi sellist, mis toob selle läbimurde. Kas sellel aastal järgneval või ülejärgneval, seda ma ei oska ütelda. Aga midagi on toimumas. Tahad sa sellest osa olla? Mina tahan ka. Ja täna palume, et need köied võiksid saada ära põleda. Ja kui me leiame ennast mingisugusel hetkel tulises ahjus, siis oleme julged, sellepärast et 4. mees on meiega kaasas alati ja kogu aeg, kui me oleme Issanda Jeesuse Kristusega lepingus. Ja täna me kinnitame lepingu laual seda lepingut. Ja mul on südames veel, ma nagu tajun ühte asja täna siin koha peal, võib-olla ka kodudes, ma ei tea. Sul on midagi rasket sinu südames. Midagi, mis on sind painanud mõnda aega. Ja sa ei tea, mis ja kuidas ja mismoodi ma sellest lahti saaksin. Ma tahan ütelda, et täna on see aeg. See sõna on täna. Köied sulavad. Köied sulavad ja sina kõnnid läbi selle tule. Lase Jumalal teha oma tööd sinu elus. Lase tal teha. Ole kaastööline temaga. Oled sa nõus? Ja sa saad sellest asjast läbi, sa saad selle krõksu, sa saad selle usu vaimu, sa saad need asjad, sest Jumal tahab tuua läbimurret meile kõigile. Aamen. Tõuseme ja palvetame veel üheskoos. Maarja, kui sa mängid. Ja Isa taevas, ma lihtsalt tahan kogu südames täna meie kõigiga koos tänada selle eest, mida sa oled andnud. Ja issand, ka kui mitmetel kordadel, kui sa oled kõnelnud selle maa ja rahva kohta,
Ja võib-olla kui me ei ole näinud ka neid läbimurdeid, me ei ole näinud neid esiletulekut, seda õigsuse esiletulekut ja vahetevahel on usk tahtnud kaduma minna. Issand, aga täna sa oled rääkinud. Sa oled rääkinud ülistuse kaudu, issand, sa oled rääkinud palvete kaudu, sa oled rääkinud prohvetliku sõna kaudu, sa oled rääkinud oma sõna kaudu. Jeesus, ma tõesti täna palun, et see ei oleks lihtsalt üks jutlus, mis tuli täna pühapäeval jutlusena, vaid issand, ma palun, et see sõna võiks meid kanda. See sõna võiks meid kujundada. See sõna võiks meid julgustada. Issand, see sõna, mille sina oled andnud, võiks meie elud muuta. Issand, seda ma palun. Et me oleksime see, kelleks sa oled meid nimetanud oma rahvana. Issand, nii nagu sa selles teises ajaraamatus ütled, et kui nüüd minu rahvas, kellel on pandud minu nimi enda alanda, pöörab ennast oma kurjalt teelt, parandab meelt ja siis ma kuulen taevast ja säästan nende maa. Issand, me täna palume seda. Selle veebruarikuu, selle iseseisvuse aastapäeva kuu esimesel päeval. Me palume seda, issand. Me palume seda Eestimaa kogudusena, üle terve Eestimaa kogudusena. Me palume, et sina viiksid oma töö ja oma plaani sellel maal täiel määral. Issand, kust iganes sa meid ja millest iganes sa meid läbi viid, isegi kui see on tuline ahi, mida on köötud võib-olla rohkem kui tavaliselt, siis issand, ma tänan selle eest. Ma tänan selle eest, et sa hoiad oma rahvast ja kõike seda, mida su rahvas kannab. Ma tänan selle eest, issand. Ma tänan, kus kirikud täituvad inimestest. Ma tänan, kus tänavatel kuulutatakse evangeeliumi. Ma tänan, kus paljud saavad terveks, on nad füüsiliselt või vaimselt haiged olnud. Isa, ma tänan selle eest, et sinu vaimu väljavalamine saab aset leidma ja isa, ma tänan selle eest, et see Maarja maa saab päriselt Maarja maaks. Issand, ma tänan selle eest. Me ei hoia oma pilku nendel asjadel, me ei hoia nendel köitel oma pilku, me ei hoia sellel tulisel ahjul oma pilku, me ei hoia nendel asjadel oma pilku ja me ei kummarda mitte kellegi ega mitte millegi muu ees kui sinu ees, issand Jeesus. Mitte kellegi ega mitte millegi muu ees kui sinu ees, kes sa oled isa, poeg ja püha vaim. Ja me täname selle eest, et sina viid meid võiduga. Isa, ma palun täna need, kes on võib-olla, kuidagi ma näen nagu rivi taga otsas ja lohistavad jalgu ja nina on norus. Ja mõtled, et ei, see vist mulle ei ole. Jumala sõna on sulle täna, sulle, just sulle. Sest viimased saavad esimesteks. Ma tänan selle eest, issand. Sina tõmbad. Ja sa ütled just sulle, kes sa ennast oled maha kandnud. Just sulle, kes sa oled ütelnud, mina ei kõlba. Jumal ütleb, kõlbad. Rohkemgi kui kõlbad. Mina teen sind kõlbavaks. Võta see sõna vastu. Ja liitu selle armeega. Liitu kogudusega. Liitu Jumala rahvaga. Üle terve Eesti. Liitu. Issand, ma tänan. Ma tänan, et me võime täna sinu ees olla. Ma tänan, et me võime saada uue lepingu lauast osa, kus me saame kinnitada kuuluvust sulle. Ja sa ütled, kui sa ütled, et kõik, mis mul on sinu, siis sa ütled, kõik, mis minul on ka sinu. Isa, ma tänan selle eest, et me täna võime sinu lauale tulla ja võtta vastu tänuliku südamega selle lepingu kinnituse osaks leivast ja sellest mahlast Jeesus sinu kallil nimel. Ma tänan Nõmme koguduse eest, kus me oleme võinud kokku tulla ja kui armsad inimesed ütlesid ka, kes täna liitusid, ütlesid, et see on üks kodu, kuhu nad on tulnud.
kus nad tunnevad, et sina oled kohal. Issand, seda me palume jätkuvalt, et sinu ligiolu ei läheks. Issand, nii nagu me täna ka Jumala sõnast lugesime, kui me alguses Jesaajast, ära võta meilt ära oma püha vaimu. Issand, sinu heameele vaim trööstigu meid. Issand, ma palun seda, et sinu vaimu ligiolu võiks kordades ja kordades aina rohkem ja rohkem saada meelevalda selles paigas ja sinu koguduses üle Eesti. Jeesus, seda ma palun. Ja me täname, et me täna saame tulla ja olla sinu ees. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle.